ööülikool. Mul oli selline idee, et õppimist väärtustada võiks ka niimoodi, et ära keelata õppimine. Siis väga paljud inimesed oleks nõus ilma igasuguste rahata, riskides eludega, et ainult midagi teada saada. Need samu asju, mida praegu neil vägisi sunnitakse ja mida nad absoluutselt ei taha vastu võtta. Ülikool. Eesti Humanitaarinstituudi õppejõud Mihhail Lotman kõneleb arusaamise vastutusest. Ma tahaks alustada sellest, millised arusaamad on Eesti hariduspoliitikas. Mis tähendab õppida või õpetada? Mis on selle eesmärk? Eesmärk on see, et lapsed, kes läbivad vastava õpetuse, kooliõpetuse, saaksid hakkama elus, oleksid edukad mingisugusel alal. Siin ei ole midagi originaalset ega valet. Selline harimine ei ole spetsiifiline inimestele. Kõik loomad kuidagi kasvatavad oma järglasi, ütleme vähemalt imetajad, aga mitte ainult imetajad, et nad oleksid valmis eluks. Kuid mis tähendab olla valmis eluks? See tähendab, et nad oleksid valmis selleks situatsiooniks, millises viibivad nende vanemad või õpetajad. See tähendab, et kui me arvestame ajakulgu, siis haridus jääb alati maha. Seda püütakse erineval kombel kompenseerida või ennetada. Ja hariduspoliitikud ja ametnikud teevad prognoosi, missugused on homsed vajadused ja siis vastavalt sellele me hakkame lapsi koolitama. Näiteks meil on vaja, et Eestis oleks oma Nokia, siis tuleb kuidagi ülikoolidesse viia mingisuguse Nokia õpetuse, et need tuleviku spetsialistid edukalt seda arendaksid. Kõik need arutlused ja vastavad projektid on selgelt ebakompetentsed. Isegi ei taha sellel pikemal peatuda. Me ei oska ennustada isegi homset ilma. Ja siis mingisugused ametnikud täpselt teavad, mida on Eestil vaja 10 aasta pärast. Millist haridust tuleb praegu anda meie lastele, et nad oleksid siis edukad. See, millest ma tahan täna rääkida, käsitleb haridust üldse teisest aspektist. Ma arvan, et hariduse eesmärk ei ole efektiivne adapteerimine. Haridusel on teised eesmärgid. Ei saa öelda, et üldse adapteerimine ei ole oluline, et ei ole oluline, et inimene saaks hästi hakkama elus. Aga kui me orienteerume meie haridust ainult sellele, siis tulemused võivad olla võrdlemisi katastroofilised, et inimene palju halvemini adapteerub. Õnneks need üritused, katsed muuta haridust hästi efektiivselt, see tähendab hästi adaptatiivseks, on ebaõnnestunud. Ja haridus iseenesest on väga konservatiivne mehhanism. Suurel määral praegune 21. sajandi kool on seesama, mis oli 20. sajandi kool, on seesama, mis oli 19. sajandi kool ja sellist kujunes välja vähem 18. sajandil. Klasside süsteem. Hariduse tuum on välja kujunud ja konservatiivne. Ja hariduse sisu on selline, et inimestele või kooli lõpetanudele on üsna vähe peale hakata nende teadmistega. Nende teadmistega ajaloos, nende teadmistega geograafias. Milleks väliskirjandus?
Ta läheb postiljonina tööle või firmasse või milleks see väliskirjandus. Milleks veel väga paljud asjad. Võiks olla kehakultuur, matemaatika alused ja kirjaoskus. Siis väga edukas inimene mingisuguses firmas. Aga ei ole, ta koormatakse mingisuguste logarütmidega. Elu sees ei lähe vaja kellelegi logarütme. See on liialdus, jah. Mõtlen niimoodi, et mulle kordagi ei olnud elus vaja kasutada logarütmi. Sellegi poolest, kui ma sain aru, mis asi see on, mul oli väga uhke tunne. Kooli on mingisugused omad eesmärgid ja ma püüangi nüüd natuke nendest eesmärkidest rääkida. Sest et milline praegu situatsioon on? Et kaks vastandlikku tendentsi. Nad on nii vastandlikud, et moodustavad mingisuguse ühe pildi. Et ühelt poolt selline maksimaalne sotsialistlik, et meie kaardistame tulevikku, prognoosime kõik ette ja vastavalt sellele siis toimime. Teiselt poolt on puht selline turustihia, anarhia. Et tööturg ise dikteerib seda, mida on vaja õppida. No, näiteks mõni aasta tagasi tundus, et on tohutu vajadus juristide järgi ja olid väga suured konkursid. Nüüd nende poolharitud juristidega ei ole midagi peale hakata. Või seal majandus, kas kiiresti arendama, siis kõik läksid majandust õppima. Ruttu tekkis ületoodang ja need majandusspetsialistid töötavad mingisugusel teistel tavaliselt palju humanitaarsematel aladel, kus oli palju väiksemad konkursid ja mille vajadust tundus, et üldse ei ole ja selleks nad ei ole eriti ette valmistatud. Nii, nüüd teeks sammu tagasi, vaataks, mis asi on see õppimine ja ennekõike ma tahaks eristada õppimist ja õpetamist kasvatusest. Need on loomulikult omavahel tihedalt seotud probleemid ja protsessid. Kasvatamise käigus inimest õpetatakse ja ta ise õpib ja samamoodi õpetamine on ka teatud mõttes kasvatus. Selles mõttes erinevatel distsipliinidel on erinev efekt. Näiteks juba traditsiooniliselt koolihariduses eetikaõpetus on ennekõike kirjandusõpetuse sees. Me mitte üksnes ei loe klassikuid, aga õpime nendest teostest eristama erinevaid eetilisi probleeme ja vastavalt siis talitama. Samamoodi me ajalugu ei õpi üksnes selleks, et teada, mis seal minevikus oli, aga see annab meile mingisuguse teadmise ja kompetentsi selleks, et kuidas toimida nüüd. Kuid sellegipoolest õpetamine ja kasvatamine on eri protsessid. Selles mõttes kasvatamine on palju universaalsem asi, palju vähem seotud mingisuguse kultuurilise konteksti. Isegi võiks öelda, et kasvatamine ei ole spetsiifiline inimese kui bioloogilise liigi jaoks. Samas kui sihikindel õpetamine on just nimelt inimese spetsiifika ja see on palju rohkem seotud kultuuriliste traditsioonidega ja kultuurilise eripäraga. Õpetamine paljudes keeltes ja paljudes kultuuridest on seotud harimisega, näiteks eesti keeles. Õpetatud inimene on haritud ja harimise esmased konnotatsioonid on seotud põllumajandusega. Ladina keeles kultuur oli ennekõike agrikultuura ja ka eesti keeles kõigepealt haritakse põldu ja siis samamoodi haritakse inimest. Mis see harimine on? Harimine on struktureerimine, kosmose toomine mingisuguse kaootilise amorfsesse substantsi. See tähendab muuseas, et igasugune harimine, igasugune õpetamine sisaldab paratamatult mingisuguse vägivaldsuse ideed. Põld ei hari ennast ise. Teda haritakse ja põld võib-olla ei taha, et teda haritakse.